et ma just eelmise aasta tegin siis kaine aasta, et tundus alguses hästi võimatu ettevõtmine, aga ma võtsingi niimoodi tüki kaupa, on ju, et järjest nii-öelda mul nii-öelda süües kasvas isu, on ju, siis kainuse poole, et järjest läksin, vaatasin, et lõpuks tulebki nagu aasta täis, on ju. Aga no selle aasta jooksul, mitte et ma nagu oleks alkohoolik olnud, aga noh, viina on mulle ikka meeldinud nagu võtta, on ju. Ja ma avastasin selle, et kuidagi noh, varasemalt elus ei ole olnud võib-olla kuiseid perioode olen teinud, et ma teen kaine kuu ja nii edasi, et teen kuu aega trenni ja olen kaine, on ju. Aga ma avastasin selle, et selle aasta jooksul, et kõik mu mured ei kadunudki ära, et kõik ei olnudki nagu joomise taga kinni, et noh, tegelikult see iseenda see pask ja äng, millega nagu igapäevaselt me kõik siin järame, on ju, see tükk, mida kõik siin hammustavad, on ju, et noh, et see nagu tegelikult kuhugi ära ei kao, et võib-olla isegi saab sulle nagu selgemalt tuleb ette, on ju. Et mis sa nagu kaine olles oled avastanud, et no see tuleb väga tuttav ette selles mõttes, et noh, minu arusaamine oli ju ka no, alkohoolik on ju see, kes seal niimoodi kõigub, keegi ütles ilusti, et alkohoolikul on 2 hirmu, et hommikul on hirm, et sured ära ja õhtul on hirm, et ei suregi ära. Ja seal 2 vahel ja see ütleme, see alal siis noh, alaväärsuskompleks, mida siis kompenseerid teises olukorras jälle sellise tohutu ülbusega ja seal vahel, noh, meil kord rääkisime siin põrgus kui reaalsest psühhogeograafilisest seisundi või piirkonnast. Et noh, minu esialgne mõtlemine oli ju selline, et nüüd ma jätan joomise järgi. See tähendab seda, et ma võtan maha 18 kilo kaaluva seljakoti ja nüüd näitan nendele jobudele, kuidas jooksmine käib. Ja sellest ma saan täitsa aru, jah. On ja. Et noh. Aga no seljakott jääb ikka selga. Ja. Seljakott jääb selga ja läheb raskemaks, sest noh, veel kord ikka seda ma jaurasin ka seal Impulsi saates, et see olukord on sama, kui võtta ära migreeni haigelt migreeni rohina. Ette kujutada, mida see valuvaigisti, mida see tähendab. Ja kui sa küsisid niimoodi, et mis ma siis avastasin, no siis ma jällegi nüüd Petersoni tuules, Peterson oli ülioluline alguses, et on olemas veel teine psühhogeograafiline piirkond, purgatoorium. Ja noh, siis järgmised, ütleme, 2013, kui 6. veebruar oli esimene kaine päev, siis ma läksin haiglasse, 13 tulin sealt välja, 13. veebruar, nii et see oli siis sisenemine purgatooriumisse, mis kestis, noh, seda ega seal ei on joonlauaga seda raske mõõta, aga ma paneks selle purgatooriumi lõpu kusagil niivõrd, kui ta on lõppenud, eks siin on sõltuvused on väga keerulised asjad, sellest me võime siin omakorda rääkida, üks sõltuvus võib tihti asendada teisega. Aga ma paneks selle ikkagi kusagil 2019 kevadesse, need 6 aastat sellist puhastustuld. Huvitav asi, mis välja tuli, oligi see, et sa ütlesid ka seal saates, et siis sa jätsid joomise maha nii-öelda, olid kaine ja siis... Mitte isegi nii öelda, vaid jätsingi. Aga 4. aastal läks ikkagi päris hapuks seis, et 4 aastat olid justkui kaine olnud. See justkui nagu illustreeribki seda väidet, et kõik ei saa justkui võluväel korda, kui sa järsku enam purjus ole, on ju. Ei saa, et see... No nii see oli, jah, see... Siis ma sain aru, et juurpõhjus on ikkagi depressioon, kliiniline depressioon. Ja no see on... Kuidas siis sellest välja tulla? No sealt jõuame võib-olla järgmise märksõnani, milleks on LSD ja noh, kõigile siin kuulajatele, kes kohe jooksevad on ja LSD-diileri juurde ja hakkavad seda sööma, siis ütleme, et see on Eestis ikkagi illegaalne on ju, et see selleks, aga see ei tähenda, et me sellest rääkida ei või. Aga siis sa ütlesidki väga hästi, et see, mida sa nimetasid juurpõhjuseks, see justkui see ravisüsteem ja kuidas nagu lähenetakse inimestele, kellel on siis
depressioon ja sealt võib-olla tulenevad igast sõltuvused ja asjad, on ju. Et see on ikkagi selline üsna ligadi-logad, see nagu ei tööta, on ju. Et midagi, miski sinus muutus ikkagi siis, kui sa tegid elus esimest korda LSD-d, et mis siis muutus? No keeruline on seda öelda, ma arvan, et muutus siis, kui ma nüüd ütlen 2000, et kui purgatooriumi või puhastustule selline etapp kestis 2013 kuni 2019. Et ma arvan, et see muutus hakkas toimuma siis, kui ma saan aru, et mul on maailmavaade. Ja nüüd on jällegi seda, mida tähendab maailmavaade, eks siin jauratakse liberaalne maailmavaade ja konservatiivne maailmavaade ja see on, eks tal on ka mitu kihti, eks. Et loomulikult öeldakse, et poliitikaali liikus parteist A parteisse B, et siis on tema maailmavaade muutunud, aga see on, mingil tasandil on see ka võib-olla, saab ka nii rääkida, eks. Aga ühel hetkel, see võib-olla, ma otsin siin praegu käigu pealt, eks vastust. Et ma arvan, et lähem tutvus Immanuel Kantiga aitas mulle siin palju kaasa minu terve, lähem tutvus. Ma nuusutasin teda nii palju, kui mul tast oli vaja teada, et ma ei ole mingi Kanti ekspert ammugi mitte, aga Kant ütleb põhimõtteliselt seda, et see, mida ma näen siin enda ees ja ümber ei ole mitte reaalsus, vaid minu kujutlus reaalsusest. Ma näen, meil kõigil on peas prillid, filtrid, mis siis tulenevalt sellest, mis on olnud meie ajalugu, milline on meie lapsepõlv, mis raamatud me oleme lugenud ja vot see oli. Kui ma sain aru, et mul on maailmavaade, et see, mida ma näen, ei ole mitte reaalsus, vaid minu ettekujutus reaalsusest, siis tegi juba see, et siis järelikult on võimalik maailmale ka teisiti vaadata ja see oli, ma ütleksin, paranemise algus ja LSD kindlasti aitas sellele kaasa. Eesti Esu